olen siin rebasega matkal. Ehk täna hommikused rebase read on ees. Kogu Preerakoja ellujamise õpperaja on ta läbi saaginud. Aeg-ajalt rajalt kõrvale läinud, eks kõrvad ja nina toovad vahepeal mingit infot, et tuleb rajalt kõrvale minna. Ja siiamaani pole ta kedagi kätte saanud, ühe jänese on jooksu ajanud, aga pole üritanudki sellele järgi minna. Rahuliku pika köiega samm edasi läinud sealt, aga siin on nüüd söök. Siin on niir kätte saadud. Veretäpp näitab ka, et kõik tipp-topp. Ja eks ta selles siinsamas üleni sisse keeras endale ja siin on vist karvu ka näha natuke. Ehk et midagi on kõhus ja siis läheb siit, kas läheb ära magama päevaunne. Praegu on rebased aktiivsed, ööpäev läbi. Peaaegu, eks nad vahepeal peavad ikka magama, aga pulmaaeg ja värk hoiab toonuses. Nii et isegi teame, kui on pulmaaeg, siis unetunde ja on vähe võitu. Nii et rebasel sama lugu siin. No see on tore, et nad praegu söövad iiri ja neid on palju see aasta. Nii et jahimehena ma kõikide nugiste ja rebaste ja teiste tegelaste, kes talvel iirtest palju toituvad, küttimise lükkaks võimalikult vastu kevadet, siis kui hakkab nendel orientatsioon läheb lindude peale üle, pesitsevatel lindudele, et las nad selle talvel teevad selle näriliste puhastuse ära. Hopadi sõbrad, panin nutikinda kätte ja hommikul sai tehtud väike tiir Preerakoja jahimaadel ellujäämise õpperajal ja Preerakoja laagriplatsil ja seal kohtusin rebast ja rebase jäljed olid kogu selle Preerakoja ellujäämise õpperaja peal, nagu muudkui läksid seal, et oli teinud ellujäämise õpet. No tegelikult tegigi. Ühesõnaga, rebane oli teinud ellujäämise õpet seal raja peal. Ja tegelikult ta teebki iga päev, erinevat meist, kes me tuleme ja teeme korraks ainult. Tema teeb iga päev. Ärkab üles ja hakkab ellujäämise õpet tegema, ehk et kordab kõike uuesti läbi ja katsetab, mis ta on varem teinud ja mis on tal päriselt aidanud ellu jääda. No vot, ja siis läks põnevaks, et no mida värki, et rebane siin teeb jälgi ja täpselt seal, kus mina käin. Aga nüüd mõtlesin, et teen ikkagi uuesti, vaatame üle, mis see rebane siis hommikune ring on umbes ja teen selle ringi uuesti, vaatame, mida ta seal tegi. Niimoodi, 400 meetrit tuldud tee pealt ja siinsamas on siis Preerakoja laagriplats ja seal oli hommikul, siis vaatasime rebane vastu ja läks suhteliselt rahulikult minema. Distants oli tema jaoks ilmselt piisav, et ohtu ei ole. Ta vist sai küll aru, ma jäin seisma, et ma näen teda, aga oli siuke julgem, vahest nad panevad ikka ilge itiga kuskil suure põllu peal minema kähku. Nii kui auto peatub, keegi välja astub. Teavad juba, et kuul võib lennata sealt. Siin on see koht siis. Siin on ta istunud, kuulnud, et mina tulen ja vaatan, mis tüüp teeb, kuhu läheb. Ja ma tulin sellest männist veel paarkümmend meetrit sinna poole, kui me teineteist tuvastasime. No vot, siin on ka jälgides siis siuke olukord on sitt, aga ma lähen sellest väärikalt välja, on jälgide peale kirjutatud. Nii, siin platsi peal ei ole ta käinud. Siin ei ole ta käinud, aga mul jäi metsas üks asi ka tegemata, sellepärast mõtlesin, et panen 2 asja kokku, et teen selle rebase ringi uuesti ja toon ühe asja metsast ära. Siin platsil käisid maikuus mägrad, tuustisid kogu murukamar ümber päris laialt. Maipõrnikaid siis koogivad välja sealt maikuus, maipõrnika vasseid söövad neid. Õnneks nad ei pööra seda pinnast nii sügavalt sassi nagu metsiga, vaid siuke 5 sendi sügavuselt, et sai enam-vähem kinni tampida ja muru jälle olemas.
niimoodi, siit läheb siis relvajäämise õppe metsamatkarada. Preeriakoda jääb nüüd siia selle taha ja läheme matkarajale ja seal kohe varsti hakkab ka rebane liiklema. No näed, siin juba ongi selline hommikune jälg. On siit tahtnud tulla siia sama raja peale, aga see oli võib-olla see sama hetk, kui mina tulin hommikul siia. Et on tulnud siia peaaegu metsamataraja peale, aga on kannalt ringi pööranud ja tagasi siia metsa läinud. Ehk et siis saame aru, et oli plaan, aga segati ja kes segab, ikka inimene. Et sellest saab ka aru, et kui ikka kannalt ringi keerab, siis on olnud oht. Ja see ainus oht, teisi jälgi siin ei ole, mina olen ainuke, kes peale lendas. Nii, läheme rajale. Esimene onn läks mööda. Siin on see kolmikonn meil kuulus. Siin olid Bushcraft töötoad hiljuti. Tooted on veel laiali. Küll see pole täna teema. Lähme edasi. Niimoodi ja siit on jälle rebane tagasi raja. Minu raja peal, minu jälgide peal. Õigemini enne mind. Ma käisin siin hommikul pärast rebast läbi. Ja siin on ta ka siis stoppand. Tulnud siia maani. Ilmselt võis see olla jälle sama aeg. Sealt tulnud, jõudnud siia ja siit tagasi keeranud. Ikkagi sellist ümbermõtlemist rebane teeb kas siis, kui teda häiritakse või kui talle tuleb minna mingisugune info. Ups, et mööda panin. Siin on mingi loom või midagi huvitavat. Aga siin praegu reaalselt tundub see olukord see olema, et ta kuulis jälle mind tulemas. Ehk ta pani juba sealt preeriakojast, pani siia metsa. Kui ma tulin, jõudis siia, hakkas siin jalutama ikkagi siia nurka, kuhu ta tahtis minna. Ja jälle mina tulen. No, segasin tal hommikust tegevust. Siin on siis vastutulev jälg. Ja ma sinna võsarikuli roni, et kui päriselt tahaks nüüd seda jälje lahti võtta ja kogu hommikune etluskava rebasel teada saada, et siis peaks ikkagi ronima nende lumiste okste vahelt ja igalt poolt, kus ta läheb. Ja kogu selle teekonna ära kaaristama. Siin kõrval on jõgi, vana metsaonn lahti võetud. Ja siin ei ole tal jäljest näeme, et on sirge nöör, ehk see klassikaline sörk punktist A punkti B, kõige ökonoomsem lõikumisviis. No rebasel siis, kui jälg on pikk, nagu nöör, sirge nöör jookseb. Seda ta siin harrastab, ehk tal on mingi plaan kuskile jõuda. Nii, siit läheb see rada edasi, sealt tuleb ja rebane on siis siin, seal kui ta laagriplatsi nurgas tahtis raja peale tulla ja kannalt tagasi tuli, siis siit on ta nüüd tulnud matkarajale ja mulle vastu. Ilmselt lootsi, et ma ei tule siia rajale ikka nii pikalt. Ja seal oli see teine koht, kus ta oli uuesti pidanud rajalt välja minema. Ja ma ei usu, et ta siin vahes, see on see segamisring, et ta siin kedagi saagiks endale küttis samal ajal, nii et läheme siit edasi ja vaatame, kus ta jälle siia raja peal. Siin on veel üks metsaonn, seda rebane ei ole külastanud. Nii ka ei külasta täna, keskendume nüüd rebasele. Ja jõe äärest ilusti läheb meil see matkarada. Väga tore matkarada, Eesti parim. Ilmselt ka maailma. Aga ühesõnaga, miks ta siis siin käib ja mis ta siin teeb, et võime siis aimata, et rada kasutab ilmselt selleks, et ikkagi pool kalorit energiat kokku hoida, on ju, et raja peal on lihtsam liikuda, vähem põlvetõstet ja hoiad energiat kokku. Ja kui sul iga gramm on arvel nagu palk pangakontol, on ju, iga kalor on arvel, siis sa kasutad, ikkagi hoiad kokku, käid radade peal, teede peal, nii palju kui saab ja sul on olemas tal on olemas kõrvad ja päris hea kuulmine ja haistmine ja lisaks veel mälu, on ju, et rebane teab, kui siin raja peal on ja raja kõrval on mingid kohad, kus kunagi on mingi action olnud, siis midagi on saanud
midagi on pooleli jäänud kunagi võib-olla, päris pika mäluga, päris hästi mäletab neid kohti, võivad isegi esivanemate kohadel olla, et siis ta läheb rajalt kõrvale, et kasutab muidu rada, et hoida energiat kokku liikumiseks, aga need huvitavad kohad, need olulised kohad, siis ta läheb rajalt kõrvale. Ja teine asi muidugi värsked lõhna ja helilised aistingud, mis teda kutsuvad kõrvale rajalt. Aga jah, raja peal saab suuremaid alasi läbi patrullida väiksema energiakuluga. Ellujäämistipp number 702. Nii, ja siin on nüüd rebane risti üle. Matkarada läheb siit ja rebane läheb risti üle raja. Tuleb jõe äärest, vaata mis ta siin jõe äärest tegi. Vaatame natuke on jää peal käinud, jah. Jää peal, kui mina vist ei taha minna, aga vaatame ära. Ja nüüd täitsa võssi alt on tulnud. Näed siit võssi alt. Noh, vaat kui see niimoodi võid rebast ajama, siis on päris tüütu. Võseriku alt. Midagi on siia jõe ääres ka midagi pärast lootnud. Ei huvita küll mida, kala küll mitte. Võib-olla niisama, ka huvitav. Matkab niisama nagu inimene. Vahepeal ikka pulli pärast ka. Aga mida ta see võserikku ronis? Selle võiks ka järgi vaadata ikkagi. Siin on jäljed. Sest siin võib ka mingid, ei ole siin mitte midagi, siin on kännu poolt üles tulnud ja tulnud siia peaaegu raja peale ja tagasi läinud ikkagi. Et korra oli vaja siia kännu alla vaadata, noh ju siis on siit mingi lõhn tulnud või on varem mingi mälestus jäänud, et siin on potentsiaalne varaait. Nii, aga lähme ka siis korra rajalt maha siia lageda peale. Vaatame, mis ka siin lageda peal on ka hiire. Näed, siin on siis siuke varahommikusem jälg kinni sadanud. Siin on mõned mustrid teinud. Vaatame natuke, ma teile seda tühja pinda ei näita. Kui mingi actioni leian, siis näitan. Aga siin ei ole väga tõtlik jälg, et siin on ristumised ja asjad. Vaatame, kas on ühesuurused jäljed. Tundub küll, et see on kas noor loom või vana isa ta ei ole, ta on selline noorem loom, aga läheb võssi jälle. No vaatame natuke. Nii, tasus järgi ronida. Paar sammu just siin võpsikusse juba kiruda, et jään igatepidi kinni siia lepa võpsikusse, aga siin on toimunud action. Siin on toimunud action, kedagi ta on siit välja püüdnud kraapida. Noh, veretäppi, karvatuuste ei ole. Jälgi edukast jahist siin pigem ei ole, sest tavaliselt kui ta saab kätte, siis on siin ka rohkem rebase jalajälgi, et ta koha peal sööb selle ära ja samal ajal teeb jälgi rohkem kui need paar jälge siin, et siin tundubki ainult tagajalad ja esijalgade kraapimisjälg ja edasi. Nii et ebaõnnestunud hiirejaht on siin toimunud. Noh, selline puhvet on sul ees, kui sa tahad rebasest nagu täielikult sotti saada kõik tema liikumised, siis tuleb roomata ja kraevahele lund saada ja käpugi minna ka vahepeal. Sama on hundi jälje ajamisel ja ka ilves, et nemad lähevad ikkagi vahepeal päris võssi alt läbi ja siis on tüütu, eriti raiesmitel tihedatel, kus lumi on alla kaarutanud ja nii, aga õnneks see on väike ots ja oleme jälle vabaduses, vaatame edasi. Nii, siin on ka ristuv jälg. Ja noh, see märk, et see on üks ja see sama rebane, selle kohta annab infot ka see, et nii sinna liikunud jälg kui sinna liikunud jälg, see on hilisem, ei ole huvi tundnud eelmise jälje lõhna vastu. Ehk et noh, ilmselt on ta ise siit käinud ja ei tekita huvi, et kes teine siin on olnud. Siin on sama lugu, et päris palju, et see on varahommikusem jälg ja see teine on värskem jälg. No siin on nüüd konkreetselt hiirejaht käinud. Rebase jälg läheb päris tihedaks ja hiire jälg on ka näha. No vaatame, mis siin siis action on olnud, hiire augud. Eks ta on siin nuuskind, kuulatanud ilmselt lumealust liikumist.
aga ei ole näha otsest jahi tegevuse jälge ei ole näha. Tundub, et siin on, see võib ollagi põhjus, kuna siin on see hiire lõhne liikumine teda teada, sellepärast ta ongi siin neid ristpisteid ehk varahommikusem ja hilisem jälg uuesti siia tulnud tšekkama seda olukorda, et äkki jääb jala alla. Vaatame korra, mis tunne rebasena on siin käia. Rebase vaade. Siuke tore värk. Aga vaatame, kus ta läheb. Siis meil on praegu üks selline hiire asukohas väike seisak ja uurimine. Siis on üks käigu pealt hiire püüdmise üritus. Aga tundub, et ei ole saanud. Siin on ka mingil põhjusel tatsanud, stoppanud ja pidanud mingit plaani. Siin samamoodi, aga edasi. Ilmselt on kuulatama jäänud. Midagi kõrvu jäänud või mingi lõhn korra tuld. Siin on potentsiaalne, nagu võiks märgistada, aga ei ole märgistanud. Praegu on jooksuaeg ka. Võiks ju märgistada. Potentsiaalne koht, kus junni lasta, võib-olla ei tulnud häda peale, siis oleks vaja märgistada, aga ei tule. Siis ei saa, aga käis oma kivi juures ära ikka. Kõrgemad kohad, jah. Puutüükad ja kivid ja mättad ja nende peale jooksu ajal rebane tahab ikka oma selle allkirja panna. Aga praegu siin veel ei olnud. Vaatame edasi. Rebase jälje ajamine räägib ju väga palju tegelikult, et kui siin 10 korda hommikust jälge otsast lõpuni püüda läbi võtta, siis see info kogus looma käitumise kohta on päris suur, mis sellest kätte tuleb ja samuti tema saaklooma käitumise kohta. Aga nüüd ma jõuangi tagasi. Ja muide siin, selle sama põllu, selles samas nurgas siin, selle kuuse all, see kuusk oli poole väiksem. 15 aastat tagasi oli üks tipitelk ja pidasime siin äkki jaanipäeva pidu. Ja siis oli meil vist paari inimesega telgis, tipis ja kui ma uksest välja astusin, see oli rebane telgist 7 meetri kaugusel ukse ees. Ja nagu tal siis kombeks on, kui ta jube järsku juba lähedalt vahele jääb, siis rebane teeb tihti siukse näo, et ei midagi, siin niisama tuian. Kui ta kaugemal vahele jääb, siis ta sörgib ruttu minema. Aga ta vist nagu tunnetab, et kui ta väga lühikese distantsi peal inimesele järsku vahele jääb, et siis see jooksma põgenema panemine võib pigem halvemini lõppeda. Küll selle jahikire sütitada inimeses äkki või mis iganes. Või teine variant, et ta on nii lähedal ja tal ei ole plaani kuhu suunas või kus kõige. Ja siis tal on targem nagu korraks teha nägu, et ei ole kiiret, sa ei pea mind kohe ründama, ma siin niisama tuian. Ja siis ta teeb plaani ja kuidagi vaikselt üritab minema kulgeda. Et siuke tüüp igavene tegeleb. Aga siin on nüüd ka sealt jõe poolt tulev jälg ja siin on mingisse hüppesse läinud. Siin on üks jälg ja 1,30 on järgmine ja veel hüppesse. Ehk siit on jooksu pand. Paar sammu hüpet teinud. Ja läinud siia kuskile. No siin ma tean, et siin on kähriku jäänused sügisest. Ta käib neid ikka üle vaatamas, võib-olla lutsutamas neid. Siin oli jah mingi linnuparv ja kähriku jäänused. Linnuparv reetis, rongad, arakad, varesed olid siit lagendiku nurga pealt tõusid lendu, kui ma siin jalutasin. Ja leidsin siis kähriku jäänused. Täpselt see sama koht, rebane on siit lihtsalt läbi käinud. Jälle see sama strateegiline mingi mäluvärk, et need kohad tuleb ikkagi üle vaadata, sest kus midagi on kunagi olnud, et vaadata, et ta lootis, et siin uus kähriku laip on tekkinud, aga kuna seda kohta käivad külastamas ka teised väiksemad raipesööjad näiteks ja
linnud on ju, et siis tal võib-olla on mingi väike lootus, et äkki selle sama koha peal on keegi samamoodi nagu tema, keegi temast väiksem seda asja ka üle vaatamas uuesti. Seal on, see on see Soolaku post ja siia sai mingid satikad olid sisse läinud tatrale ja kuivainetele. See hunnik sai siia kallatud maha, toodud ära kodust. Ja nüüd käib rebane seda kohta nagu nillimas, sest hiired käivad siin ka, aga praegu siin küll hiire jälgi ei ole. Rebane käib ikkagi käib vaatamas. Siin on vana talu koht, mingi vundamendi vare on veel ja need kohad on ka alati on erilistele sobivad, mingi kivipraod ja asjad ja viljapuu, siin kreegid ja unapuud ja asjad, et unaseemneid ja mis iganes, hiir sööb ka noori viljapuude võrseid alt koort on ju, et need kohad on alati hiirtele ja siis ka rebastele sellised vajalikud elukohad ja jahikohad. Jah, siin on korra istutud tammutud koha peal. Võib-olla on selle mätta all mingisugust siin on hiire auk ja jälg ka, et siin on ilmselt jäädud kuulatama selle mätta alust elu. Et siuke värk käib, jah. Ja ega kui ikka junni ei tule parasjagu, et märgistada, siis selline kõrgem kivi tuleb ikkagi üle käia, et see on ka omamoodi märgistamine, kui sa kõrgemast punktist üle jalutad. Et siin on siis ellujäämisõpperaja lõksude tsoon, siin on üks lõks, mis ei ole üles pandud, on lihtsalt pulk vahel. Aga rebane oli siit samast kuskilt läinud, aga neid lõkse muidugi loomade päriselt püüdmiseks ei kasuta, need on lihtsalt ellujäämisõppe vahendid, aga nad trügib ise nagu lõksu ligi kohe. Kus tegelane on ju, et nüüd kui häda käes, siis paned selle lõksu üles ja paned oma viimase tüki liha või mingi ripats soolika jäägi sinna päästiku otsa ja saad vähemalt soojad kindad või mütsi endale teha. Ka ellujäämiseks oluline. Siin on vana talutee, 70 aastat pole siin seda enam vankritega sõidetud, aga näe, püsib see tunnel tee siin ei kasva täis. Vot niimoodi. Ja siin on veel üks huvitav. Rebane läheb siit. Siin on üks mägi. See on ju mägi. See on vana, see on pehme täitsa. See mägi on moodustunud kähriku junnidest. Omal ajal oli siin kähriku pesakond elas võib-olla mitu põlvkonda ja käis ühe hunniku otsas kogu aeg hädal. Ja siin on mälestuseks isegi viineri kile veel. See on juba 3-4 aastat ma arvan maha jäetud, aga kile ma alati jätan mingi oksa peale, et see kile oleks siin näidiseks. Ühtlasi näeb, kui aeglasti see kile ikkagi laguneb. Nüüd ta on küll rabedaks läinud juba. Ja see sõstrapõõsas on ka seotud selle kähriku käimlaga, et kährik on ise istutanud siia selle sõstra raja peal, aga muidu raja peal ei kasva mitte midagi. Püsib see vana energia siin sees, kui seda kunagi kasutati tihedalt hobuvankrite ja karjateena. Et selline värk. Oli karjasild selle tee otsas omal ajal ja läheme ja siin on rebane ka, käis hommikul siit, kasutas meie tehtud silda. Näed, ajasin ta käpad nii laiali ja värisevate jalgadega on käinud nii edasi kui tagasi. Päris ei ole pikk samm, üks jalg on ühele poole, teine teise poole, ei ole tagasi, ühes suunas on ainult. Sinna suunas on ainult ülemineku jälg on ju. Jah, kus ta tagasi tuli, ei tulnudki. See jälg tundub, kas ta on siin lihtsalt nii laiali ajanud oma käpa, et tasakaalu hoida või on see suurem rebane. Ossa pühamürist! Ei ole see mingi suurem rebane, sama väike jälg. Üles. Parajal vitsad on siit muidugi. Loodame, et
loodan, et ei lähe katki. Vaatame, kuhu ta seal läks siis. Need on tõesti peenikesed, siin võib raksakas käia ju. Oi. Vainduvad korralikult läbi. Hoppadi, midagi nihkus paika. Päris vedelaks võtab ausalt öelda. Rebase siin nii hirmus ei olnud ilmselt. Küll lollim on see, et ma pean tagasi ka tulema. Nii lõpu ponnistus. Hoppadi. Noh. Nips-naps nurre naabrimehe metsas. Rebane läheb. Noh, ühesõnaga siin kraavi teisel pool on siuke kinni kasvanud lagendik. Rebane on seda äärt mööda käinud. Ja see on naabrimehe maa ja ta ehitab sinna maja endal. Nii et rebasel on viisaka soovi minna. Minul ei ole, nii et purdeületus ei toonud midagi põnevat. Tuleb minna tagasi sama targa jube peened läkid. Panen käima, et kui minul on halvasti, siis teil on vähemalt lõbusasti ja proovin siis tagasi ka lipata. Küll on tore. Muidu poleks hullu, aga nad sunnikud vetruvad nagu vibu. Paar 30 senti vajub alla poole see sild iga sammuga ja tõuseb uuesti üles. Nii on hästi, kui raksu ei tee. Raksu, siin on suured kivid ka all, vana silla koht. Siis on nalja nabani teil. Mul on vett nabani. Vabadi. Põhiline, et lõpus kiirustama ei hakka. Siis peaaegu üle ja siis läheb see fookus ära. Vaba kohe olen kaldal ja siis on vees. Aga mul on 1 meeter veel. Šala. Selliste purretega ikka saab nalja matkadel vahest. Et võtab ikka mõne mehe nii vedelaks, et situ või püksi. Ei julge üle tulla. Aga eks ta on, et see hirm halvab veel rohkem su koordinatsiooni ja keha läheb liigpingesse ja siis sa oledki seal nagu sita häda selle purde peal, et hirm on see, mis mehe märjaks teeb. Siin on laanepüü liikunud tipa-tapa. Noh, heal juhul rebane saab tema ka kätte, siuke maa peal sibli ja tüüp ja nurmkanad ja kõik. Et võib ka täitsa potentsiaalne jahiloom, lind olla rebasele. Aga jaa, huvitav, et ei ole ja rebane ongi siin tiirutanud laanepüüde lemmikkohas, kus nad tihti paterdavad ja toitumas käivad. Haava mingid pungasi ja ma teab, mis nad siin nokivad igasugust asja. Siin on ta traalinud. Me tegime teiega siis mingisugune 3 kilti tuli kokku see ring mul. Kõike muidugi video peale ei jäänud, aga 3 kilti 1 hiir. Mõned muidugi nurgad lõikasime jälgedest välja ka, seal ilmselt võis ikkagi veel olla, et kui see võssi jälle kuskile liiga palju läks ja järgi ma ei läinud, et seal võiski olla olukord, aga jaa, rebasel paarist hiirest jääb hommikusöögiks kindlasti väheks, et see, kui palju ta maad katab, distantsi katab juba siin ja külm on ka ja et tal on vaja ikka ma arvan 5-6 tükki neid kinni pista päeva esimeseks pooleks. Umbes äkki nii. Teine päev panin vähem kahise või ope selga ja läheb uuesti rebase jahiks. Aga tulin kodu väravast välja,
tüüp on siin samas rahulikult uitanud juba. Selline pullvärk, et rebane tuli ise, et tule teeme veel filmi. No teeme siis, noh. Kohe siin kodu tee peal on rebane tulnud ilge jooksuga ja kass on ka siin olnud. Kass ei ole jooksnud, nii et neil omavahel ei ole olukorda olnud siin. Erineva ajajäljed siis. Ja rebane läheb siit üle tee. Aga see jälg tundub tunduvalt suurem kui eilne. Ja siin on korralik triangel käinud. Ja see ei ole enam see klassikaline ökonoomne sörgijälg, vaid mingisugune selline hüplev asi. Ja lähen vaatame natuke siis. Noh, siit läheb reps siia ja siin on hirmsasti kraabitud ja mingit loha pandud. Siin on ilmselt mingi madin käinud. Kas on nüüd daam ja härra siin koos mellanud või on härrad omavahel kõigepealt asju klaarinud. Ehk siit on tagasi. Ja läheb siit. Joh, ei tii, no igatepidi selline jooks ja möll on käinud. Lähevad jälle sinna võssi. Ei lähe sinna kaasa. No vaatame, mis siin siis sünnib. Teeme mingisuguse ringi ja kuskil jälle jälje peale. Ja siin tuleb niimoodi ümber puu. Ilmselgelt on siia ei tunne lõhna, aga ja keerab ümber puu teiselt poole. Et siin on märgistus eesmärk ilmselt olnud. Nii, aga nii kui kurta jõuad, nii on lageda peal. Siin Soolakivi platsil on jälle üks edukas jaht toimunud. Siit on hiir kätte saadud august ja siin taga ära söödud. Siin on näha ka, et ikkagi see koht, kus see saak kätte saadaks, seal on nagu jälgi. Tallasin natuke ära, aga on jälgi rohkem kohe. Et kugistab selle muidugi kiirelt alla, aga mõned sammud ikka teeb. Näeme, siin on kohe veel üks. Vaatame. See on päris korralik jahipidu olnud. Jah, siin on luuranud ja kuuratanud. Korra on siia löönud käpad ka raksti selle tuti alla, et hiir liikuma panna. Aga siin ei ole saaki tulnud. Ja kõik need tutid. Aha, siin on veel käinud korralik jahipidu. Vaata, iga paari meetri tagant. Täna on hops teine lugu. Algul tundub, et ei saa üldse vedama, aga nüüd on siin ikka jaht iga tuti all toimunud siin. Verd ei tundu vist ei ole. Ega alati ei jää ka verd. Aga vist ei ole siit saanud. Siin on mingi lootus olnud. Siin on nüüd täna see hunnik täitsa tagurpidi keeratud. Eile oli siin lumekohi peal. Keegi huvi tundnud, aga siin on need vanad hapuks läinud toidujäägid on kuivained, kus olid satikad sees. See on nüüd siin segi pööratud. Ei tea, rebane on teinud äkki. Siin on hiir ka, hiirerada ka. Rebane on äkki teinud selle avatuks lindudele. Eks saab lindu ka passida, kuigi siin on lage ümber ringi. Et linnud tuleks peale. Aga siin lageda peal tal lindu küll ei ole lootust saada kätte. Aga jah, siin on mingi strateegiat on siin kasutatud. Ja jälle korralik jälje laulupidu. Ja veel üks jahiolukord selle sama lageda peal. Ja veel üks. Siin on hüpped ka tehtud. Hop, siia. Aga no kindlat märki ei ole ja siin on veel istutud korra. Et siin on kõva olukord toimunud. Aga jah, ega alati ei jää seda täppi, et võib olla ka vabalt edukas jaht, aga nii lihtsalt käibki. Korra käpaga sinna tusti alla ja juba piire välja. Ja
lõi ninaga kohe, et praegu muidugi seda paksu lund ei ole, kus rebane hüppab kõrge kaarega, et sügavamasse lumme pead pidi saada otse hiirele pihta, et see on ka müsteerium, kuidas ta nii täpselt oma hüppe rihib. Aga pärast loeme kokku siis, palju me neid jahiolukordi siit juba oleme näinud selle väikse ala pealt, et või noh, eilselt ka ja vaatame jah. Siin on jälle mingi olukord. Siin on minu eilsed jäljed. Kõik on segamini. Siin on hüppe, siit laksake siia ja siin on jälle mingi action toimunud. Veretilka ei ole. Siin jõkkene hiire auk. Veretilka karvatust ei ole, aga noh, ei pruugi üldse jääda ka. Ai, veel. Ahah, siin on tõsisem kraapimine toimunud. Korralik hiirepidu on siin ikka. Tšuke värk. Siin on mineku jälg ja sealt on äratuleku jälg. Ja siin on samm läinud lühikeseks. Siin on stoppand, oodanud ja pisike hüpe ja laks siia. On rohtu isegi välja kiskunud siit. Aga ist ilma hiireta ei märka siin. Jah, siin sellised käigud lähevad siia alla. Aga ühtegi karvatuust ega verd ei märka. Aga jah, nagu ma ütlen, ega seda alati ei olegi. Alati ei jäägi seda värki. No vaatame veel. Olukord tuleb, samm läheb aeglaseks. Seisatus, laseb põlvest nõk alla, hobab, hüpe. Ja siit on üritanud jälle midagi. Siin ma juba olin enne tuuriga, aga ma ei võtnud peale seda situatsiooni, kuidas see käib. Põllu peal oleme näinud ka, et tuleb, seisatab paar tibu sammu põlvest natuke ja lidaki peale hiirele. Et jaa, no siin lagede peal on jah, ilmselt ainult hiirejaht, et ega siin jänesejahiks ei lähe. See on suht lootusetu rebasel ilmselt, aga sellepärast tasub vaeva näha ka võpsikus, hiirejäljed, augud ja rebase jäljed kõrval. On ka nina sisse pistetud. Selline hiir on siuke suhteliselt nagu, ta ei ole paaniline põgeneja, vaid hiir ei ole paaniline põgeneja, vaid no, loodab alati ikkagi sellele, et kui ma juba natuke peidus olen, siis on hästi. Ja rebane muidugi oskab seda ära kasutada. Siin tundub, et on märgistus põõsas, siin ei ole mingit muud huvi olnud kui siin kas on väike tilk, väike kusesirts on siia lastud, on see kollane ja ülejäänud siis minna siia kõrgemale, ei tunne lõhna, see ei ole, aga noh, teise rebase jaoks on seda lõhna siin mitu päeva, aga ei ole see teine rebane. No ja muidugi ikka preeriakojast ka läbi, vaatame siit läheb ja siit kohtub jänese jäljega, ühist teed meil ei ole, jänes on ka väga lühikese sammuga, tavaline toitumisretke jälg ja rebane siis teeb siin mingid oma asja. Siin on veel jänes, teeb nüüd õunapuid söömas, noh, alt ära söödud. Nii, rebane ajab siin mingit oma teemat, läheb platsil, no näed, kui tubli rebane siin, kohe lõkkeplatsi kõrval, ka väike action, siit sambla sees, siin pole isegi puhvi seina all, see on puhas muru ja värk, aga ei tea, kas sai kätte, kraapinud on isegi natuke, noh, tubli, et sellepärast ongi hea, et sellest rebased siin toimetavad nii kaua kui enne kevadet pahandusi tegema hakkavad lindudele, maas pesitsejatele ja nii edasi. Aga jah, aias sisse pole tulnud. Võserikud ja noorendikud, seal võib siis ka rebasejälje
jälge mööda jõuda mingisuguse huvitavama leiuni kui hiired, et Ilvese murtud mingi raibe, mida rebane külastab või Võserikus võib rebasel ka jänesega natukene rohkem õnne olla. Et võib ta ka jänese jahti süüa jälgede järgi lõpuks nagu joosta ekraanile. Vot, aga siin on rebane läinud, jänes on ka läinud. Jänes, rebane on täna öösel läinud. No vaatame selle ka veel üle, mis ta teeb siin siis. Rebane on seda tuusti külastanud ja siin tuusti peal kollane triip ja paar tilka ka seal kõrval on märgistanud jälle minu territoorium, mina olen siin, poisid hoidke eemale. Et siis papi rebane siis ilmselt siin toimetanud, et mammi rebane kükitab. Et siin on jälle tõstnud paremat jalga, väike tilk on peal ja kogu aeg paremat jalga ja annab siis teada, et kõva mees ma olen, vaata kui hea lõhnaga ja papid hoidke eemale teised, ma teile teen ja mammid tulge lii, mul on head lõhnad. Siuke tegelane. Teinekord võib isegi päeva ajal rebane talvel nii magusasti magada, et käib talle täitsa süll, sellepärast ma räägin ka üsna vaikselt, et igaks juhuks vaata, siin on juba jälle jänese jälgi liitub. Õnn on pime, et võib ju jopata, siit läheb jänes, rebane, vaatame ja ilusti täpselt vastu tuult liigub, et see on niisugune strateegia ikkagi, et lõhnast võtta infot kogu aeg on ju, et see, palju see silm siin võsas seletab ja kõrvad on ka rebasel siiski üsna head, vähemalt see võime, kuidas ta lokaliseerib hiire täpse asukoha ära ja hüppab täpselt õigesse punkti nagu ruutsentimeetrite täpsusega. Et see on hämmastav ja läheb siia lageda peale. Aga jah, magama ta võib-olla läheb pigem setib ennast alla tuult, et jäljeaja ja siis tuleks koos lõhnaga talle peale. Et selline rebane on üks kavalamaid loomi. Hundid ka ei saa kätte teda, oskab niimoodi ennast ära kaotada. Siin on vaja ka ikka minna männi tuusti vahelt läbi, et oma lõhn võimalikult kõrgele jätta. Ja kui praegu veebruari keskel siin rebane võib olla suhteliselt hooletu, pulmad käivad, värgid ja pea laiali otsas, nagu siin jälgest näha oli. Risti põiki tormab ringi pea laiali otsas, et on tõenäosus rebaseid näha palju rohkem kokku põrgata siis siin veebruari lõpus, märtsis, kui on ilusad päikselised ilmad, aga külmad tuulevaiksed, siis võib rebane tihti väga magusasti magada kuskil lageda peal, paneb ennast laadima päikse kätte ilusti. Et magamise ajal kehale samal ajal sooja saada, siis on jah vahel täitsa lageda, isegi künka otsas rebane magab. Akud laevad, ärkab üles, keha samas loe kui enne, mis soem küll. Et eks see karv ja kõik on loodus on niimoodi välja töötanud, et suudab sooja salvestada, päikese sooja ja selline väga põnev maailm meile.